No nii, tere kaunist kevadpäeva ja tõesti, kevad täna on märtsikuu, et selles osas ma ei valeta. Tegelikult üldse tegelikult väga ei valeta. Ilusa kevadpäeva puhul vaatame maitsemisi mõnda uut õlut, mida ma pole joonud enne. Safiir. Ja peaks olema siis Fruity Pale Ale. Ma ei tea, ma ütleks ausalt, et no isegi on, natuke planku meenutab küll. Aga mis siis täna plaanis on? Täna on plaanis minna ostma uusi teksaseid, kuna mul teatud kohtades läheb teksad alati katki. Ma ei tea, mis värk on. Ja võib-olla hakkab ka siis rohkem naisi videosid vaatama, sest vaatasin, et naisi vaatab ainult mingi 6-7%. Nii et mood, teksad ikkagi on ju, moekas, riidese. Igal juhul ma lähen nüüd, otsin ühe poe, kõige suurem pood. Tartus peaks olema Lõunakeskus ikkagi vist. Täna panin muidugi dressid jalga. Vaata alati. Kui lähete riidepoodi, pange alati hästi mugavalt ennast riidesse, sest sa pead seal riietuma nii palju kinni ja lahti ennast, et siis on hea, kui on midagi hästi kiiret ja mugavat. Ja jalad on samamoodi, mis said nüüd natuke õllega kokku muidugi, aga siuksed, mis käivad hästi kiiresti jalga ja jalast ära. Nii et see on küll minu nii-öelda võib-olla täna on isegi päevasoovitus. Aga vaatame, päev on veel ees. Ja kes on vaadanud minu mütsi ostmisvideot, ma ei tea, kas see oli 2017 või 16 aasta, siis muidugi ei saa võrrelda, mitu õlut täna kulub, sellepärast, et ega teksaseid ei saa osta nii-öelda halvas tujus. Siuke väike meeldiv olek käib selle asja juurde, ma arvan. Ja selle Safiiri õlle kohta veel nii palju veel, et ma ei tea, mis värk on. Kas asi on ainult minus? Ma tunnen, et ma juba vist olen selles vanuses, kus maitsemeeled hakkavad vaikselt tuhmuma. See on nüüd tõsinud siin huumorit, ei ole tõesti. Kuidagi enamus õlled tunduvad keskmised, siis kui tõesti midagi väga halba on, okei, siis tõesti ma saad aru, aga üldiselt enamus õlut on siuksed, ma ei tea, keskmised, okei, Aleksander on väga hea, tõesti mulle meeldib. Aga paraku sellele samale Safiirile, vaatame siin korra veel siit, aga ütlen keskmine, ma ei tea, ma ei tea, palju paneks siis punkte, 10, ma ei tea, 6, sorry, nii on. Okei, teksad juurde tagasi, jah. Oi jah, suure hooga panin juba lõunakast mööda, aga see annabki võimaluse üks õlu veel juua. Sest teksad on täpselt selline asi, mis tahab siukest 2 õlut tegelikult. Ta on siuke 2 õlu ost, aga sõltuvalt sellest, ütleme õllede hulk enne asja ostmist on korrelatsioonis selle eeldatav toote kalliduse ja tähtsusega. Et näiteks, kui te lähete ostma, külmkappi, siis külmkapp on täpselt selline, kas on täpselt, aga vähemalt 10 õlut võiksite ennem ära juua, kui külmkappi ostma, et see on ikka tähtis suur ost ikkagi. See vajab natuke siukest sättimist. Ja muidugi mingi jala siis. Ja lähete külmkappi ostma, mõelge, see päev jääb teile eluks ajaks meelde. Ja kui te hakkate jala peal seda peale 10 õlut seda külmkappi sealt ära vedama poest, see päev ei lähe nii kiiresti meelest. Ja see ongi põnev elus tegelikult. Nii et vaadake asjade kalliduse järgi vastavalt niimoodi peate timmima siis. Aga ma võtsin ikkagi ühe selle veel sama asja, et saada aru, et kas ta ikkagi on siis piisavalt mõnus või mitte. Nii et vaatame. Ja sama, teksad, siit me tuleme. No nii, jälle panin suures kõndimishoos lõunakas mööda, aga pole vigu. Siit tegelikult vahelt, ma ei tea, kas te teate, et vahelt läheb üks salatee tegelikult, kus saab otse lõunaka juurde, nii et vaatame, äkki leiame selle tee ka ülesse. Siin see salatee ongi, läheb tee poole edasi. Kunagi oli siin mingi võsa vist, aga juba mäletan valesti ka, igal siit saame läbi, väga hea, õigel teel. Kohal, lähme siis vaatame ja üks nipp veel. Võtke üle riided ära, siis poes on lihtsam liikuda. No nii, tehtad olemas nagu naksti. Ja ongi püksid käes, püksid jalas, öeldakse, mitte käes sellest. Midagi pole teha, lihtne mees, ma olen HM-ist asja sain endale. Ma alati olen ühte asja ainult ostma ja osta mitu asja pole korraga. Ja nii lihtne ongi.
Ja nüüd lõpetuseks muidugi veel peaks võtma, tähistama koobist need õlled ka. No nii, mis on öelda? Veel üks uus õlle, mida ma pole joonud enne minu arust. Aga võib-olla olen ka, ma ei tea, mäleta. Alle Kokk, Springistein, NDR, kevad on õhus. West Coast Pilsner 5 volli. Pilku 5 volli, päris kangedega. Tavaliselt Pilsnerid on 4,4, 4,5, 4,2. Igal juhul, Texad edukalt ostetud. Sinna minnes 2 õlut, nagu ma ütlesin, Texad on 2 õlle ost. Tagasi tulles tähistamiseks veel 2 õlut ja veel huvitav asi veel. Täna on 23. märts ja ma hakkan seda videot monteerima samal päeval, millel ma selle filmisin ja loodan, et saab ka samal päeval ülesse. Et mõtle, vapustav töö taha ikkagi, kui see niimoodi läheb. Igal juhul hoidke kered kõvad, kui Texad katki lähevad teatud kohtadest, ükskõik mis kohast tegelikult, siis võite uued osta, aga 2 õlut. Tšau! Tean mu päev on selge, jalg ei pesti vaid. Rohkem juua täna enam ma ei või. Võtaks veini monteerimine kõrvale või? Nälja teed, õllekanal.